Saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Tervist, on laupäev ja see tähendab ühte motomelu alustab. Tänases saates räägime rehvidest, teeme sellise võrdluse lennunduse maastikul, mida ilmselt varem Eesti telekanalites tehtud pole. Aga oma tänast saadet alustame hoopis meremessilt, sest nagu me varasemalt ütlesime, õhus oleme käinud, maa peal oleme sõitnud, ATV-dega samuti sõitnud, aga kus me ei ole merel käinud. Meremess 2026 on käimas, kuidas läheb? Tänan küsimast. Peab ütlema, et proovime esimest korda ka neljapäeval messi teha, varem oleme alustanud reedel. Rahva huvi näha ja on tulnud just päris huvilisi, tõsiseid huvilisi, kes siis juba teavad, mida nad tahavad paadiga teha, mida nad merel tahavad teha ja kui kiire tempoga seda kõike peab tegema. Nii et tegemist ei ole pelgalt väljanäitusega, vaid ka päris tõsise kohaga, kus saab ka käsi kokku lüüa. Absoluutselt, sest Eesti on ju mereriik. Meid ümbritseb praktiliselt igast küljest vesi, on see siis soolavesi või magevesi, et meil on väga suur perspektiiv just nimel vaba ja veetmisel mere poole pealt. Ma leidsin meremessilt üles peresõbraliku paadi. Ma ei saanud mööda minemata jätta, seepärast ma tahtsin teada, et mille poolest niimoodi välja tuuakse paadi puhul, et see on peresõbralik, et kas siit võib leida näiteks Pallimere või mille poolest ta peresõbralikuks teeb? Pallimere peab ise kaasa võtma, aga Marexil on nagu peresõbralikud ja läbimõeldud lahendused kõik, et on mõeldud sellele, et oleks kogu perel mõnus olla ka sihtkohas, kuhu kohale minnakse, et ei pea hakkama otsima omale majutust. Ja siin on köök täisvarustuses ja turvalised lahenduses, et on väikestel lastel ka sees turvaline. Ma pean mainima, et siin on nagu väga palju ruumi. Mina pika naisterahvana käisin, et ma pean ütlema, et siin on peajogu veel mul ruumi ülegi, et tegelikult on ka nagu mõeldud pigem nagu isegi pikematele meestele või? No kuna Marex on 73. aastast Norra perefirma ja siis kui looja ära suri, Marexi looja siis võtsid pojad üle ja pojad on mõlemad sellised umbes 2-meetrised. Ja Espen siis teeb kõik paadid, kujundab, disainib enda järgi, et oleks ka pikematel meestel ruumi olla. Duširuumid, vetsud, voodid, kõik liikumisruumid, et kõik on selle arvestusega tehtud, et ka tõesti 2-meetrine mees saaks magada ja käia duši all. Ma olen meremessil väga palju kordi käinud ja mind alati huvitab see osa, just need uued mudelid, uued brändid. Ja nüüd ma olen tulnud Boat Worldi ja siin ma tundub, et on mõlemad asjad esindatud, nii uus bränd Eestis kui ka uus mudel. Täpselt nii, õiges kohas. Meil ongi 2 täiesti uut asja siin. Meil on Axopar 38, mille esmaesitlus oli Düsseldorfi messil. Varasem eelkäija oli Axopar 37, mida on toodetud üle 2000 paadi, väga edukalt müüdud ja nüüd on sellele selline uuendus täiendustega. Teiseks on meil siin uus bränd Eestis, mida keegi pole varem esitanud, Sargo paadid, alates 28 jalast kuni 45 jalani, et igale valikule. Kui ma vaatan seda uut mudelit, siis olgem ausad, see ei ole päris selline tavapärane ja väikene alus, millega sõita. Et mis ta siis nii populaarseks teeb? Et ma arvan, et see ei ole ka kõige odavam alus, mis siin on. Jah, populaarseks teeb ta tegelikult ta kere kuju, et ta on sellise astmelise põhjaga, ta tõuseb hästi kergesti vee peale ja võib-olla siin on siis selliseid hästi palju uudseid lahendusi, et meil on navigatsiooniseadmed,
suured plotterid, joystick süsteem, paat on võimalik sõita külges, hoiab sind koha peal, Skyhook, palju selliseid, ütleme, kaasaegseid asju, mida vanasti, ütleme, inimesed ei osanud unistadagi, et paadisõidu võib nii lihtsaks teha. No eks meremessil ongi eesmärk see, et näidata inimestele nagu toodangut, et Marex on ka nüüd esimest korda siis Eestis meremessil väljas ja mõte ongi selles, et kliendid saaks ise nagu võrrelda, katsuda, et ei peaks nagu põrsast kotis hakkama ostma. Ütleme, kui hooaeg varasemalt lõppes lahtise paadiga väga varakult, siis täna ikkagi kinnised paadid, kus sul on soojendused sees, kõik mugavused olemas, siis hooaeg on ka kestab kauem. Selles kohas on ta nüüd viimane meremess. Mis siis järgmistel aastatel saab? Me oleme siin kaaseksponentidega ja messikorraldajaga juba pikemat aega arutanud, et tahaks viia selle ürituse nagu järgmisele tasemele. Ja meil on üks plaan, seda teil täpselt ei kirjelda, aga ütleme nii, et meil on plaan tulla veel lähemale, kui me täna oleme ja sellega siis vaatamegi uuele aastale vastu. Kas oleks reaalne, et ühel päeval on meremess päris sellises formaadis, et huviline saab messi ajal astuda pardale ja minna proovisõidule? Just täpselt, et tänane trend ongi see, et meil sisehallidesse on jäänud suured rahvusvahelised messid, kohalikud messid on järjest rohkem enam vee peal. Seda, et siis kokkulepitud aegadel on võimalik ka siis tunnetada seda paati ka vee peal, eks ole. Messi raames saab seda teha võib-olla kontsentreeritumalt ja võib-olla ka mingil määral ka võrdluslikumas keskkonnas. Tartus on veel 5 meetrit lund maas. Aga kas juba on aeg rehve vahetada või kehtib printsiip, et tark ei torma? Tulime seda uurima Baltaierisse. No pigem tark ei torma, aga eks see oleneb muidugi kliendist ja olukorrast ka, et see, kellel on ikkagi sellised linnasõidud ja naastrehvid all, siis see juba hakkab vaikselt mõtlema rehvi vahetuse peale, aga see, kellel on ikkagi hommikuti sõidud ja õhtul hiljem ka sõidud, siis tasuks ikkagi veel oodata. Selliseid olukordi on ikka olnud siin aastate jooksul korduvalt, et kes on ikkagi rehvid ära vahetanud, on tulnud nädala pärast tagasi ja on pidanud uuesti talverehvi alla panema, et ei ole kõige parem olukord. No tegelikult tuleks ikkagi ilma teadet jälgida ja selline järjepidev temperatuur või pidev temperatuur võiks olla ikkagi selline 7-8 kraadi, et kui ikkagi ööpäevane keskmine on juba nii kõrgel, siis on aeg rehve vahetada. Suverehvi puhul üleüldiselt vaadatakse rohkem hinda ja sellist keskklassi toodet, et talverehvi puhul eelistatakse rohkem kvaliteeti ja brändi. Miks peaks siis lamellrehvidega vältima suvel sõitmist? No lamellrehv suvel kulub kiiremini ja muidugi ohutus on see, mis on kõige tähtsam, et suvel on lamellrehviga pidurdusteekond oluliselt pikem, eriti just sooja ja märja ilmaga. Kas on mõistlik omada 2 jooksu velgi, et ühed siis suveks ja teised talveks? Suures pildis mina vajadust ei näe, aga need, kes ikkagi soovivad suvel natukene edevamat velge kasutada või suuremat tolli, siis nendele on see muidugi väljapääsmatu. Muutuse tõi sisse Aasia rehvi tulek turule, et Aasia rehv muutus oluliselt taskukohasemaks ja kui uued rehvid on ikkagi taskukohasemad ja lihtsamini kättesaadavad, siis muutus ka kliendi käitumine. Baltair Eesti pakub väga suurt valikut erinevat rehve, et pakume rehve nii mootorratastele, sõiduautodele, maasturitele, pakibussidele, metsatehnikale, põllumajandustehnikatele, suurtele laaduritele ja kui murutraktoritele leiab rehve meie laost. No meil on rehve ikkagi väga palju, et eks seda kogust on raske öelda, aga selline 100+ 1000.
no rõõm näha, me ei ole eelmisest aastast vist näinudki vahepeal, et kuidas teil eelmine aasta läks? No üle-eelmise aastaga võrreldes läks ta vaiksemalt, aga turuosa mõttes ma arvan, et natukene saime võib-olla tuntust juurde ja no üldiselt see aasta on nüüd alanud suhteliselt aktiivselt isegi. Veebruar oligi niimoodi, et siin ju tulid ilusad ilmad, eks ole, juba kuu keskelt ja ületasime isegi 2024 aasta veebruari mahu. Nii et kindlasti ka hobiautodele, eks ole, meie toode on ju väga mugav, et sa tegelikult auto saad enda nimele. See tähendab seda, et kindlustused sa võid ise valida, kas ma teen kaskokindlustuse, ei tee ja auto vanus ei ole piiratud, kasko pole kohustuslik, eks, et see ongi nagu see, et hobiautod, mida täna ka palju tänaval näha on, meie toode sobib ka sinna sektorisse väga hästi ja samamoodi motorrattad, et kindlasti on palju neid, kes ostavad. 2028 lubatakse uut registreerimismaksu tõusu, eks siis mõistlik on praegu käesoleval ja tuleval aastal tõenäoliselt osa osta ära teha. Meie üritame pigem just hoida neid tingimusi, et püsivalt see 6,9% intress fikseerituna kaskovaba ja autokliendi nimele on nagu meie need märksõnad ja hoiame neid tingimusi ja pigem üritame neid just mitte muuta. Loodame, et finantseerimispoolelt saamegi need tingimused püsivalt sellisena hoida ja Eesti inimeste jaoks olemas olla. Nüüd kokkuvõttes võib öelda küll, et kes kaalub autot osta, müüa, vahetada, siis kevad on õige aeg. Ja kasutatud auto puhul oleme meie just siis, ma ütleksin, et turul nagu see koht, kuhu võiks siis nagu kaalukauss minna. Et liising on ikkagi liising ja ütleme uue auto ostmiseks on ta ratsionaalne. Kasutatud auto puhul Autopay on see hea alternatiiv kodupanga kõrval. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Kui me üldjuhul läheme Kairiga võttele, siis me tavaliselt mõlemad teame, millist lugu me teeme. Aga täna ma olen jätnud sulle väikese üllatusmomendi. Mis arvad, mis saama hakkab? Me oleme lendama. Just. Me oleme Pärnu lennuväljal. Aga me ei lähe lendama, vaid mina lähen lendama. Sina tuled Bemmiga. Ja nüüd me hakkame tegema võistlust. Kes saab ennem Pärnu lennujaamast Tartu lennujaama? Mina lennukiga ja Kairi autoga. Ja vaatame, kes siis saab selle distantsi kiiremini läbitud. Pärnu lennuväljaga on see lahe asi, et siin, kui sa näiteks pimedal ajal saabud, vajutad 3 korda raadionuppu, lähevad rajatuled põlema ja sellist varianti rohkem Eestis ei ole. Ja mulle õudselt endale meeldib Pärnust startida, sest see maastik, kõik see meri ranniku ääres on kõik nii tohutult ilus. Oleks ma teadnud, et me hakkame võistlust tegema, siis ma oleks ilmselgelt oma auto lakud täislaadinud. Praegu näitab mul 29 kilomeetrit saan sõita, sellega ma ilmselgelt Tartusse ei saa. Aga mis seal ikka, siis tuleb otsida koht, kus saab väikest särtsu juurde anda sellele autole. Autoga on muidugi lihtne, istud aga masinasse ja vajutad pedaali ja põmm, Tartusse oledki on ju. Aga lennukiga tuleb natukene rohkem vaeva näha. Meil on vaja lennuk üle vaadata, meil on vaja vaadata, et dokumentatsioon oleks korras, valmistuda ette, läbi mõelda, millistesse õhualadesse me satume, kellega me peame rääkima, mis on need sagedused, kus ja millal ühendust võtta. Ehk see eeltöö sellisel puhul on see, mis võtab nagu päris palju aega. Kui nüüd lennukiga, ütleme niisugune reaalne lennuaeg võiks olla, meil on praegu vastu tuul, vast selline 40-45 minutit Pärnust Tartusse. Autoga peaks ta tulema kuskil 2 tundi 15 minutit, siis meie just nimelt kaotamegi selle eeltööga aega, aga hakkame võitma õhus. Pärnu lennujaamale kõige lähem tankla, mis mul kohe meelde tuli, oli Täkupoiss.
kahjuks mul ei ole aega siin süüa, sest Täkupoisis on väga hea uus menüü, mida ma kindlalt tahaks proovida, aga kuna meil on siiski võistlus, siis sel korral ma piirdun kõigest kohvi ja kabanossiga, sest selle ajaga on mul juba autos piisavalt vürtsu, et Kasparile koht kätte näidata. Lapsed, kumb täna võidab? Kairi võidab! Olen jälle teel, ei jõua oodata meil jälle teel. Suurim arm on kõik see muusika, mis teen. Sõpradega koos, kui olen teel. Ei paigus, kus ma pole käinud veel. Ja kuhu iiale ei satu enam meil. Ei jõua oodata meil jälle teel. Kiirus on ja läksime. Väike valgus taevasse kiisub mu süüda. Me uus algus võin sinuga kõrgusi püüda. Ja olemegi Pärnu linna kohal. Elu on ikka seiklas. Tuleb öö, meid tähtede alla teed viivad. Ma saan ikka nii midagi teistmoodi. Ei saa üldse mingit paralleeli tuua maa peal liikumisega. See BMW i4 M60 X-Drive on 2025. aasta masin. Aga minul on Cessna 172 M Skyhawk aastast 1976. See on täiselektriline nelikveoline BMW, millel 145 kilovatti ja tippkiirust 225 kilomeetrit tunnis. Lennuki kiirust mõõdame küll sõlmedes, aga ümber arvutatuna siis võib öelda, et kruiisikiirus on tal umbes 100 sõlme ehk siis 185 kilomeetrit tunnis maapealse kiiruse järgi ja tippkiirus, nii nagu ka BMW-l, on 225 kilomeetrit tunnis. Ja kui rääkida selle auto sõiduulatusest, siis VLTP järgi lubatakse 500 kilomeetrit, aga loomulikult kõik oleneb sinu sõidustiilist ja ka sellest näiteks, mis ilm väljas on. Aga mina päris distantsi välja tuua ei saa, sellepärast et lennunduses räägitakse ikkagi tundidest. Täispaagiga saab lennata 4,5 tundi. Kui nüüd jämedalt arvutada, siis teoreetiliselt võiks kruiisikiirusega 185 kilomeetrit tunnis 4 tunniga läbida 740 kilomeetrit. Kui rääkida selle auto hinnast, siis praegu saab selle auto erihinnaga alla 70 000 euro kätte. See Cessna, hoolimata sellest, et on 50 aastat vanem kui Kairi BMW, maksab ta umbes poole rohkem. Ei kurja, ma saan vist pähe. Lenname koos, ma loodan, et lenname koos. Ja maas me olemegi. Külgtuul, tuleb tunnistada, oli päris tugev, et selline pisut trikiga maandumine oli, aga ei olnud hullu midagi, saime kenasti hakkama ja turvaliselt me maas oleme, nii et seda Cessnat tuleb nüüd igal juhul tänada selle toreda lennu eest. Muideks ma saatsin juba Kairile ka sõnumi. Ta on kaugemal. Lähme ootame Kairi ära ja varsti vaatame, kuidas tal see sõit läks. No tere tulemast! Andis sind ka oodata. Püha Jeesus, ma oleks nüüd Tartust Pärnusse tagasi selle ajaga jõudnud. Kuule, ole nüüd, nii kaua ka ei läinud. Oleks on mulle öelnud, et me hakkame võistlust tegema, siis ma oleks laadinud auto akut täis. Nüüd ma pidin minema Täkupoissi, laadime seal, ootame seal, see oli puhas sinu eelis. No, ma tahtsin natukene üllatusmomenti sulle teha, aga räägi, kuidas sul läks see teekond? Kuule, väga hästi. Ma võib-olla oleks pidanud natukene rohkem arvestama sellega, et palju ma akut laen, sest väljas on päris külm ja see pulgakene seal numbrikene kukkus päris kiiresti, et ma juba hirmuga vaatasin, et nii palju Tartusse jäänud on. Aga nägite meid ka, kui me läksime? Ja jumala hästi nägime. Seda häält oli isegi kuulda, et juba oli tunne, et äkki tõesti mul on kiirem. Ja siis, kui ma nägin teid ühelt poolt, oli nii tore näha ja teiselt poolt, et tähendas see seda, et kõik.
et kui mõnel mehel naine kontrollib, kas ta petab, siis meiesugustel vaadatakse Flight Radarist või rakendusest, kas me oleme elus. Kaua sa sõitsid? Vaatasid kella? 2 tundi ja 30 minutit äkki kuskil midagi sellist. Ja meie lennuaeg, kui me jätame kõik ettevalmistuse kõrvale, oli 48 minutit. Kui palju läks sul maksma see sõit? Ma pakun, et see suurusjärk võis olla selline 40 eurot. Ja palju sul maksma läks? Pisut rohkem. Nagu nulli juurde või vähem? No pigem ikkagi me paneksime sinna nulli lõppu, jah. Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et elektriautoga on kindlasti odavam, aga ma olen jätkuvalt seisukohal, et lennukiga on emotsionaalsem. No ma ei saa vastu vaielda, kahjuks. Ja omalt poolt võime igal juhul kinnitada seda, et Motomelu saade ei jää loorberitele vedelema, vaid mõtleme ikka midagi uut ja ägedat välja, nii et vaadake meid ikka. Ma julgen arvata, et iga kord, kui ma olen mobiilautokeskuses ringi käinud, ma näen mõnda autot, mis on veel kiles, lahti pakkimata. Mis nad siin on? Miks nad sellises seisus veel on? Nad ootavad oma uusi omanikke, tegemist on uute autodega ja uued autod ongi kiles. Ja miks nad siin on sellepärast, et inimesed on neid tellinud. Ja tellimise põhjus on lihtne, et kas konkreetsel margil ei ole Eestis esindust, konkreetsel margi esindusel ei ole konkreetselt mudelit pakkuda või siis ka konfiguratsiooni pakkuda, et siin alles hiljuti tõime auto, millel on esindus olemas, kõik on kena, aga et selle meie regiooni ei pakuta sellise varustusega autot, ehk siis klient soovis, me leidsime selle maailmast ja tõime selle siia kohale. Tihti sellised kallid autod, nende ooteajad on aasta-poolteist ja inimesel, kui on emotsioon, ütleb, et ma soovin seda nüüd ja kohe, siis see tuleb täita, et nendel ei ole aega oodata, neil tuleb tuhin peale, nad ostavad vahepeal uue auto. Mingite markide ja mudelite puhul on võimalik Euroopas saada uus auto soodsamalt kui Eestist. Siinkohal toonitan, me ei ole ühegi margi esindus, aga me põhimõtteliselt saame tuua kõiki autosid. Sellistel erilistel autodel on regiooni piirangud, et Baltikum on suht väike turg ja turgudele tehased jagavad neid autosid proportsionaalselt ja mingitel markidel, millel on suur nõudlus, neid lihtsalt ei olegi võimalik kohalikul esindusel müüa, sest limiit on täis ja siis me leiame need Euroopast ja toome kohale. Teatavasti autode puhul tehased tihtilugu tõmbavad ju päris konkreetseid jooni piirkondadele vahele. Need autod, mida Aasiasse müüakse, need Euroopasse ei jõua. Aga kas läbi mobile on võimalik neid piire kuidagi hajutada? Jaa, seaduse piires ja tõesti, et Euroopa tundub küll meie jaoks nagu suur koht, et me oleme EU, aga maailma mõistes Euroopa on ikka üks väike täpp ja kuhu kõiki mudeleid ei toodetagi ja eriti nüüd, kus on tulnud need CO-emissioonid ja nõuded ja piirangud, et palju tuntuid mudeleid on olemas ja ägedaid, neid ei tehta Euroopa turule, sest see ei tasu ära. Küll aga jah, et neid piire me muuta ei saa, mis CO-d muudab, aga autosi, näiteks elektriautosi, kus CO-d ei ole, mida lihtsalt siin ei ole esindusi, ei taheta tuua, siis me oleme toonud mitmeid ja täiesti esimesed autod, need on ilusti arvele saadud ja see on võimalik. See Lamborghini on uus, ilus ja väga edev masin, aga kas mobiilautokeskuse seinad peidavad veel midagi põnevat? Muidugi, et uus EQS, uus Mercedes-Benzil matkaauto, SL, AMG, et sellised kevaded ootavad ägedad masinad on meil siin praegu koha peal olemas. Ja need olid nüüd näited, mis meil siin täna koha peal olid, aga sellega asi ei piirdu, et tegelikult meie portaal peegeldab 2 miljonit Euroopa kuulutust, kus on 200 000 uut sõidukit, nii et olge julged vaatama ja näitame näpuga ja need autod on nädala pärast siin. Meremess on selleks korraks läbi, aga merehooaeg, kui nii võib öelda, alles hakkab ja samuti hakkab ka meie uus saade juba järgmisel laupäeval, mida põnevat sealt leida võib, seda juba õige pea. Aitäh, et vaatasite ja näeme järgmisel laupäeval kell 11.30 ikka Kanal 2.